5 asja, mida Jaapanis mitte teha. Üks suurimaid vigu, mida turistid Jaapanisse tulles teevad, on see, et nad lõhnastavad end üle. Seega, parem jäta oma lõhnaõli koju, kui sa Jaapanisse reisid. Kujuta end ette, kui sa oled Jaapanis metroos, see on nii palju inimesi ja kõik inimesed on endale täiega lõhnaõli peale lasknud. Tõenäoliselt hakkab sul halb seal. Inimesed ei ole väga tugevate lõhnadega harjunud, mistõttu paljudel võib sellest süda pahaks minna. Kui sa Jaapanis rongiga sõidad, siis vaguni alguses ja lõpus on enamasti prioriteetistmed. Need on siis mõeldud kas vanainimestele, rasedatele või siis nendele, kes on ennast vigastanud. See ei ole küll otseselt reegel, aga on soovitav, et nendesse istmetesse pigem mitte istuda. Jaapanis rongiga sõites ära räägi kõva häälega ning lisaks jaapanlased rongiga sõites ka ei räägi telefoniga. Võõraste inimeste pildistamine ja filmimine. See ei kehti nüüd ainult Jaapani kohta, see on üleüldse pigem ebaviisakas käitumine. Aga tuleb mõelda selle peale, et teine riik, teised reeglid. Ma saan aru, et Jaapanisse tulles inimesed näevad teistsugused välja, kõik tundub nii huvitav, põnev, tahaks võib-olla mõnest inimesest pilti teha. Aga Jaapanis on niimoodi, et kui sa teed inimesest pilti, video, paned selle üles ja tema nägu on sealt ära tuntav, siis võimalus on, et ta võib sind kohtusse kaevata. Oletame, et sa lähed Jaapanis restorani. Su sõber tellib süüa, sina ei telli. See läheb arvesse pigem kui ebaviisakas käitumine. Sageli on Jaapani restoranides ka selline reegel, et igaüks peab vähemalt ühe pearoa tellima. Muidugi see ei kehti suuremate söögikohtade puhul, näiteks mingid restoraniketid või midagi, aga kui on mingi väiksem restoran, kus on ma ütleks vähem kui 10 istekohta, siis pigem ikkagi võiks igaüks midagi söödavat tellida.